Tere tulemast! Linnulaul tervitab teid kevadises Disclandis. Olete vaatamas Discland Starsi 8. mai osavõistluse teist ringi, kus meil siis MA1 sarja, ütleme, mitte parimad, aga siis üks liidritest ja paar järgmist meest on pundis. Peale esimest ringi Indrek Rauba +4 oli siis 16. kohal. Siin näete tema stiili näidet tiialalt. Siis on meil teisena selles puulis Gert Kukk, kes peale esimest ringi oli parriga maha tulnud ja oli siis 10. kohal MA1 sarjas, mis on meie kõige teravam nii-öelda sari, kõige paremate reitingutega mängijad. Samuti oli selles grupis Martin Niin, kes on meil ka seda võistlust Discland Starsi ära võitnud oma, ma ei mäleta mis klassis, aga võitis -2, nii et 8. koht juba. Ja ei olnud veel väga palju maas, nagu et oli veel konkurentsis. See on aga Raiko Heide, kes peale esimest ringi -6 võidis juba teist kohta, mis on siis täiesti pretendent võidule nii-öelda, kui nüüd teises ringis närvid vastu peavad. Ja 5. konkurent Martin Tilk peale esimest ringi -9. Nii et tegelikult on Raikol tulla veel, sest et Martin tegi suurepärase alguse ja nüüd on vaja vaadata, kas selle mehe närvid vastu peavad, sest Martinit ma ei tea, et väga palju Disclandis oleks näha olnud. Ja nemad olid siis 3. rajalt oma esimest ringi teinud ja nagu Covidiga ikka meil uuesti tuleb võtta see sama ring ja sama seltskonnaga uuesti ja nagu näete, 3. rada on 56 meetrit ja keerab paremale. Ei tohi visata liiga pikaks ja ei tohi ka seda mandot eksida. Ning et siin me nüüd näeme siis et stiili näiteid ja ütleme nii, et kui sa oled paremakäeline, siis sa tahad visata seda eestkäega, midagi ei ole öelda. Kuigi ma võin öelda, et võib ka visata tegelikult tagakäega, aga see oli nüüd ilus näide nendest eeskäe variantidest. Natuke õel veeremine tagasi, aga ikkagi ta on väga lähedal korvile. Ja äkki ta on üks neist 27%, kes on selle raja saanud pöördiga. Nii Martin ongi see üks neist, kes viskab tagakätt nagu mina, et sirge vise tegelikult on 4 meetri peal. Ja kui ma suudaks nii hästi kogu aeg, siis ma ei oleks üldse mures. See oli väga ilus näide. Täpselt sinna, kuhu sa tahad saada. Aga jah, eestkäega sul võimalus ka nii-öelda korvi rünnata, kui sa tahaksid. Ja vaatame, mis siis Raikol on selles plaanis kavas. Siuke natuke vara ründas, ütleme põõsast ründas ja keeras tagasi platsile. Ütleme, et sealt ei ole putti, sa mängidki nüüd tõenäoliselt 3 lihtsalt. Ja siin on siis Raplamaa jalgpallikooli särgiga Martin. Ja ka temal on siis eestkäsi. Ütleme, kus läks, aga ei sinna kinni on samasuguses olukorras nagu Raiko. Ehk siis, et siit tuleb nüüd teha lihtsalt siuke, mitte midagi rasket, aga samas sul on võimalus eksida ja põõsasse kinni jääda ja võtta 4, mis oleks andestamatu. Kindlasti. Aga tundub, et siin jah, väga targalt nagu mitte midagi üritamata. Nii, aga nüüd põnev osa. Indrek Rauba, palun väga, pöördi päris pika putiga. Nii et on näha, et mehed on soojaks saanud esimese ringi järgselt. Ma ütlen, Martini mäng mulle meeldib, ta putib ka nagu mina. Kõigepealt viskas siin taga kätte siis siukse väikse mangeva poisi. Ja nüüd siis ei ole probleemi. Gert Kukk, kindel pöördi ja nüüd siis 2 nii-öelda meie parima seisuga meest alustavad parridega, mis kummagile kindlasti rõõmu ei tee. Aga see on üsna tavaline asjade käik, et teistel on mott suur ja nendel meestel küll hästi läks, nendel on paraku värin sees nagu. Nii, ja 4. rada, siin võib see värin veel eriti kätte maksta, kuna kõigepealt on puudavat läbi saada ja siis on vaja keerata vasakule, mõlemal pool on OB, isegi taga on OB, mis mõnikord tuleb mängu. Nii et väga-väga selline, jällegi võtame paremakäelise siis tagantkäe rada ja näete, kuidas seda lahendab siis Indrek. Kus selle ebaõnne, et see viimane puu seal selle skipi kinni püüdis, et oli teel täitsa korvi lähistele, nüüd jääb pikk putt. Aga ikkagi 3 peaks olema garanteeritud. Nii vaatame, kuidas siis Gert selle lahendab natukene liiga kaugelt ja näed, seal on taga need puud ja nüüd see võib isegi väga hullusti lõppeda, see veeremine.
põrge ja veeremine, see tuleb üsna tihti. Tahaks natukene puid tegelikult skipida, et tundus, et ta vise oli natuke liiga flat, et ei olnud seda skipi nurka. Nii, Martin, skipi nurk on olemas, aga siiski läheb ka sinna taha ja täiesti sama. Huvitav, mis nagu nõidusega oleks tegu, ma ütleks. Vaatan, kus Raiko on midagi sellist nii kanget, et saaks nendest puudest nagu ennem ära tulla. Mingi Newco S või midagi. Ei noh, on olemas sees ka puud, et ei peagi sinna tagumistele minema. Päris kõvasti tehakse nagu tuska nii-öelda meie grupi inimestele. Ja no ometi 29% on saanud pöördid, nii et see tegelikult ei tohiks olla nii raske. Ja vaatame nüüd siis liider ei saanud isegi skippi, see puu võttis ära, nii et kõigil 5 oli väga ühtlane olukord, aga noh, parimatel seal eespool on mingi putt. Seda ma klassifitseeriks ikkagi kui hüppeputt lähenemiseks, kuigi ära sa ütle, sellel ikkagi nimetame ranniks. Ehk et proovis panna pinget peale siin mehele, kes tast on täpselt 3 punkti ees ja praegu putima asub. Aga see mees teab, et ta ei taha midagi riskida. Ei ranninud näiteks, et see oli selgelt see lähenemine, millest ma rääksin. Nii, Martin. Väga jah, suhteliselt, oi kui ebaõnne. Seda tagasi rollimistega õnneks on lähedal. Aga seda asja võib juhtuda nagu palju halvemini, et sa rollid nagu 9 peale. Ideaalsest lähenemist, oma arust ideaalsest lähenemist. Nii, aga nüüd vaatame siis, kas Gerdil on mingisugust auku seal. Külje pealt vaatas aru ei saa, aga teades seal, ma arvan, et pigem ei ole. No, üritust oli. Ja paraku meie puul peab leppima kas kõik parridega, kui kõigil see lõpp läheb ilusti. No, ootame ära, siis ärme kiirusta edasi. Siin on üks veel meesi lausa 4 meetri putil või isegi 5. Ja mina see tea. 32% on saanud siin ikkagi hullema tulemuse kui parr. See on selles mõttes tähelepanu väärne, et mitte kõigil ei õnnestu ikkagi läbida seda mõlemalt poolt OB-ga kaetud ala. Ja kui siin OB-sse lähed, siis praktiliselt sul ei ole varianti, et sa enam parri kätte saaksid. Aga siin neid parre nüüd võetakse, mis on siis selline okei variant ikkagi. Muidugi, kui sa tegelikult oled nagu nii-öelda võidu konkurentsis, siis see on rada, mida tahad ka pöördina võtta. Näiteks 5 võib-olla nii ei kvalifitseeru, et ta on ikkagi natuke riskantsem. Aga mitte midagi rasket samas, 70 meetrit lihtsalt tuleb püsida päris konkreetsel joonel, et eeskäega on üks joon ja tagakäega on teine joon ja väga palju seal mänguruumi ei jää, aga samas kui selle joone ära tapad, siis on kõik tipp-topp. Ja vaatame Indreku eeskäsi, mis 3. tõi ilusti pöördi ära. Nii me näeme, et me ei näinudki, kas ta nüüd päris hästi tuli. Nurk tundus päris hea, aga kuna ma ei teadnud, mis ketast on, siis ma ei julge seda lõppu ennustada. Tagakäsi. Väike haiser, mis tõmbab sirgeks ja uuesti läheb haiserisse. Ma arvan, et see on see nagu parim mäng siin. Ja ma ütleks, et see on kuld, see on puhas kuld. Isegi liiga hea. Õnneks on Discoundi rajameistrid sinna ühe suure palgi pannud ja see püüdis kinni, et OBS seda päris ei läinud. Et super liin, aga natuke isegi liiga hea. See on nüüd natuke liiga kõrge ja kas ta nüüd tundub, et ta ei platsile. Aga natukene siuke off-release. Ja nüüd Raiko, kes siis on selles konkurentsis ja ütleme, et sinna sa ei taha visata ja oled õnnelik pigem, et see puu sind kinni püüdis. Et see on 2 eksimust või noh, eksimusi on tegelikult väga palju erinevaid, mida siin saab teha, aga üks ja põhiline on tagakäega küll, nagu et sa jääd liiga otseks ja liiga paremale. Sealt head nahka ei tule. Nii. Ja teine on siis see kõrgele vise, mis antud juhul siis juhtus, aga see tuli kuskilt läbi ja kukkus täitsa maha sinna. Polegi nii hullu midagi. Nii. Raiko õnnelikult väga siukse ebameeldiva koha peal. Aga eeskäega samas ei ole seal väga suurt ohtu ja seega 3 peaks ikkagi päästetud. Nii. Martin, mida me oleme tähele pannud, et eestkäega väga ei tegele ja nüüd muidugi see natuke maksis kätte, sest eestkäega sealt oleks vast palju lihtsam olnud. Nii, väga pikal putil, aga olles ennem näinud, mida teine Martin siis teeb, seda väga palju ei ranni, tahtsin mina öelda, aga see oli ilmselgelt juba ranni, et
mina ka täpselt ei tea. Juda on täpselt sellel kaugusel, tunneb ennast nagu väga hästi ja mugavalt, et julges minna viskama. Ja siit tuli siis Martin Niinile paraku põugi. Ja nagu me näeme, siin on tegemist siis halva looga, nimelt ikkagi on lõpuks läinud Indrek OB-sse ja nüüd see tõenäoliselt natukene sellest ebaõnnest nagu kõigutatuna läks putt päris halvasti mööda. Nii, aga siin me oleme nüüd Kerti vaatamas, kes tegi suurepäraselt drive'i, aga seekord tundub, et 5. korv nagu ei võtta mingisuguseid almuseid vastu. Ehk siis, et pikad putid jäävad panemata. 3 tükki on kõik läinud mööda, mida on üritatud. Ja nüüd siis liider üritab kogu parri ära päästa. Sellega ei ole probleemi. Seega võtab ta siin päris mitmelt puulikaaslaselt punkte ära, sest meil tuleb siin põugi ja veel üks põugi. Ja võt Raiko saab siin veel parri kätte, aga ütleme, et mitte väga hea drive'iga. Ja Gerdilt ka parr. Nii, 5. rada on üks selliseid salakavalemaid, 6 on natuke siuksem konkreetsem, et siin on suhteliselt erilisi jooni ei ole ja erilisi eksimisi ei ole, et sa viskad sirgelt või sa jääd kuhugi kinni, et 2 varianti. Ütleme sellisel mängel, kes vähegi nagu oskab ja saab nii eest kui tagakäega, nii et OB on küll ümber ringi ja 2 siukest Mando 6 on ka, need kuused on nii lähedal, et peaks olema kõik tehtav, nii et alati on muidugi erinevad tuuled, mis mängivad siin natukene, aga ma usun nendesse meestesse küll. Nii, see on Gert ja seal tuleb siin selline natuke kitsas viseni, täpselt jääb kinni, nii kui sa lähed natuke vasakule, natuke paremale, reeglina sa jääd kinni, et õnne, paremal võib veel midagi läbi päästa, vaatame nüüd ja lähebki paremale üritama, aga see lõi kindlasti OB-sse, ma täitsa pean kurvastama Raikot, tõenäoliselt ta juba ise teab ka. Nii, muud ei saa kogu aeg öelda kui Raplamaa jalgpalliklubi, sest et see on selja peale kirjutatud, aga meie liider lööb küll alla, aga ei safe, nagu võiks arvata. Ma vaatame. Siin nüüd nii, kas see kukkus ikkagi maha, jäi ka nagu seifi vasakule, aga sellisesse ebameeldivasse kohta. Nii Martin Eeske mehena peaks nagu oskama ometigi teha seda asja. Ja ma arvan küll, et see on hea, sellega võib minna. Nii, väike hüppelt lähenemine, ei ole mõtet rannida, õige. Ja nüüd siis see, mida ma ennustasin, et ei ole väga lihtne, et Indreku vasakul olemine tavaliselt puude vahelt peab tegema siukse. No täpselt, ma ei taha ära sõnuda, aga nii on. Nii, Raiko, mis ta seal nüüd oli siis OB-s, nagu näha meil siit juures olevalt graafikalt, mis tähendab, et ta peab täitsa nagu 3 päästma peaks sisse viskama, see päris ei õnnestu, nii et 4 tuleb maha tulla. Ja nagu ma ütlesin, sellisel konkreetsel rajal see ei ole kindlasti see, mida tahaks. Nii, oli ranni. Siis Gerdil ja parr peaks olema garanteeritud. Ja tundub, et kas oli selle eelmise raja ebaõnn, mis Indrekut endiselt nagu hoiab nagu kambitsetes. Kaunis. Pöördi, ilusti, kukkus, maandus õiges kohas. Et pole paha. Ja ütleme niimoodi, et see on see Disklandi raja. Nii-öelda kõik on nagu lihtne, aga tegelikult on nii tehniline, et kui sa mingit asjadega eksid, siis sa mitte ainult, et ei saa pöördit, vaid mõnikord võtad ka põugisi. Et ta on nagu lihtne, kui sa asju õigesti teed, aga kes see jaksab teha igal rajal, nagu kuskil ikka läheb midagi valesti ja siin me nüüd näeme siis neid täiesti palju erinevaid numbreid, et nagu kõiki võeti. Ja kui me nüüd jõuame 7. rajale, mis on meie esimese poole kõige pikem rada, hiljem tuleb üks veel, mis on vähe pikem, aga siin on ka siis need OB-d ikkagi üritavad kammitsas hoida. Kui sa ei põrka just otse kuhugi välja puudes, siis tegelikult alguses nad on päris kaugel ääres ja hullu ei tohiks olla, aga vaatame. Martini tagakäele peaks see väga ilusti sobima, siuke sirge tõmme, aga see puupõrge õnneks kukutas keskele tagasi, mis on selline, kus inimene kindlasti ohkab, sest ta kunagi ei tea, kas need puud põrkavad ühele või teisele poole selle, põrgatavad selle kette. 6% on saanud seal juures pöördi, nii et see on tõesti selline rada, siin
ja kui sisse jäi, ei, aga võib juba shankide hulka kategoriseerida. Nii et jah, 6%, mis tähendab seda, et siin peab ikka nagu tegema. Natuke kõrgel lähevad kõik need visked ja mida kõrgemal läheb, seda kaugemale põrkab puust ja nagu meie liider sai seda nüüd kurvalt tunda, et see OBM ta rõõmu ei tee, et kuigi ta tõmbas siin vahepeal ühega mööda Raikost, kes tundub, et tahab ka OBS-e visata ja nii on. Ehk siis ei saa sa visata eestkätt või tagantkätt väga sinna vasakule poole, sest siis on juba pahasti. Küll aga visatakse sinna eestkätt, vaatame, kuidas see Indrekul õnnestub. Okei, ei õnnestu. Kas on tegemist kaamera nii-öelda efektiga, et mehed siiski nii-öelda vead võimenduvad kogu aeg järjest. Väike lisanärv on sees nüüd. Vaatame. Päris raske lähenemine ja kahjuks päris ebaõnnestunud lähenemine. Sest see puu oli vaja ükskõik kummalt poolt mööda temast saada. See peaks olema nagu eesmärk. Siin ei ole vist vaja paremalt mööda. Siin on mõtet minna igal juhul vist otse sirgelt peale. Ja siin vaatame, kas saab üle ka ilusti sellest väiksest oobealast sai ja nii seda peaks tegema just putteriga rahulikult. Sama Martinil lihtsalt teiselt poolt. Väike annukas ka peale. No, kukub minu arust küll. Ei lähe väga kaugel üle ka. Väikse putti ikkagi jätab. Nii, ja nüüd Indreku vaevad saavad lõpuks tasutud seal korvi alla jõudmisega. Ja kolmandat viset teeb siis meil liider Martin Tilk. Ja võtab siis selle OB4 praegu ära tõenäoliselt. Ja Raikol ei ole ka mingit sellist joont, et ta siit nagu rohkemat kui 4 saab, et ühesõnaga mina ei läheks isegi üritama, et viskaks ka alla tegema. Aga noh, mina ei ole siin praegu võistlemas ja seal on hoopis teised nagu nii-öelda mõtted peasmeestel. Nii et igal juhul ikka üritada, äkki kukub sisse ja tegelikult oli hea üritus. Kaugele väga ei läinud ja oli lootust küll. Martin ilusti võtab parri ära, hoiab ennast -3 peal. Nii-öelda üritab saada rahadesse, mis tol hetkel siis 16 võistleja seas oli esinelik. Et näis, kuidas see tal õnnestub. Lõpupoole me näeme ka teiste puulide tippude seisu, et siis saab vaadata, mis seisud on. Aga praegu mäng käib ja Indrek jah, pidi võtma selle põugi, aga sama on ka Raiko ja Martiniga, et nemad ei teinud nii palju viskeid küll, aga OBS-e minek annab sama tulemuse. Nii et Raiko on kukkud Martinile juba päris lähedale, -4 ja -3. 8. rada, mis saab veel mitte lihtsam, aga nii-öelda veel konkreetsem olla, et 64 meetrit, hästi vähekene ülespoole vise. Järve ääres selja taga on sul ilus Arku järv. Lihtsalt midagi väga sirget, mis ei läheks lõpus kõrvale. Ükskõik kas eeskäega või tagakäega, aga kuna mõlemal pool on need valged OB-dokid, siis te ei taha sinna ära kukkuda. Kui siis väga korvi juures, siis saate kohe putida sealt korvi juurest. Martin teeb siukese asja, millega võib rahule jääda. Natuke veel putida, aga täpselt sellist asja sa tahad, et mingit ohtu ei tundunud olevat, et see vasakule või paremale ära kalduks. Nii, Kert. Väga sarnasel joonel viskab ta sinna vasakule üle minema ja natuke Martinist maas, aga endiselt samamoodi putile. Nii, Martin, liider Martin, meil on 2 Martinit, nii et olukord ei ole lihtne ja tema teeb ja hüppas üle teisest Martinist, läks liidriks põhimõtteliselt pole position ja 3 suurepärast viset, nagu aabitsad teevad siin taga ka mängijad ja mis jääb muud teha Raikol. Raiko vist ei taha puttida, viskab päris korvi alla. No, kraatsiline. Ja vaatame, kas see on siis eestkäega võimalik ka, et teised mehed ei läinud seda üritama. Ütleme, et nii hästi ei ole võimalik, aga samas väga safe ja kindel tunne peaks olema, et kui ise rumalust ei tee, mida tema selgelt ei tee, kui ta just liiga lühikseks jätnud, siis see võis olla natuke rumal, aga ei, ma ei usu. See on ikkagi juba nii-öelda comfort putil. Aga see praegu ei ole, see on Gerdil täitsa selline, et kas ma ikka väga tahan rannida, oht on ilmselge ja täpselt nii juhtuski. See on siis jällegi teisest aabitsast, et mida sa ei taha teha aabitsast, mida sa ei tohi teha, sest et kas viskad väga niisuguse lofti putti, mis kukub alla, kui sa mööda lähed, või siis ei ründa üldse, või viskad sisse, on see 3. variant. Nagu
siis sa pead väga konkreetne olema. Et niimoodi, et ta mööda kukub ja ära kuhugi libiseb või veereb, see on halb ja nüüd näete ise, et ei olnud väga lähedal ka Martin, nüüd Indrek praktiliselt sama koha pealt, aga tema viskab samas parri ja parri on alati lihtsam visata või vähemalt rahvatarkus ütleb nii, et pöördiputt ja parriputt sama koha pealt on ikkagi kaks eri asja. Nii. Ja tuleb endale siis Gert mõtta see sisse ja võtta see nii-öelda õppetunnina, et nii ei maksa teha. Mis siis andis täiesti ilusa drive'i järel põugi. Pöörditu põugi. Põugi pidi selle nimi olema. Aga jah, Raiko siis kapitaliseeris oma hea viska ainsana. Rada 9, üks kõige salakavalamaid minu arvates. Ja on see lihtsalt sellest, et mina ei saa ise hakkama sellega hästi, sest et oht on olemas. Muidu kõik on sama, paremal OB, taga OB, vasakul OB, aga just see puud siin keskel, nemad teevad ka sellise omaette koridori, mida sa pead tabama väga osavalt ja lõpus ei tohi ka kuhugi hajuda väga palju. Nii et eeskäemehed, väike annukas niimoodi, et ta tõmbaks sirgeks, natuke võib-olla tuleks tagasi lõpus. See on nagu selline hea lahendus, vaatame, kuidas see Raiko keerab ta ümber küll ja ta hakkab ka tagasi tulema ja vastu dokki jäi sisse. No palju õnne. See on täitsa kohane, sest et see oli minemas ikkagi taha OB-sse, mis oleks olnud OB3. Aga nüüd üsna hea OB2 on tulemas. Ja see oli ka selline väga ilus vise tagakäega, ongi see väga touchi vise ja need puud ikkagi püüdsite kinni ja lükkasite õnneks vasakule, nii et see on ka ikkagi väga õnnelikult läinud ja vaatame, kas teine Martin suudab sama mõnusalt selle tagakäe siin ära lahendada. See on isegi veel parem ju. Läks sinna taha aeda, see nüüd kas põrkas tagasi või läks OB-sse. Igal juhul ta on 2 või 3. Ja ebaõnn, sest et OB on Indrekul jälle käes. Tundub, et ei olnud Indreku päev lihtsalt ja mõnikord see nii on. Esimene ring ei läinud hästi ja teine ring on läinud samamoodi sellises keskpärases joones. Nii, vaatame, mis teeb. Ja see ketas õljub päris uhkelt. Ja tundub, et see jäigi sinna. Väga huvitav. Saab näha, kas ta on OB-s või ei ole. Seal on päris mitme kettaga sama küsimus. Indrek aga oli OB-s paraku ja peab nüüd tegema sellise scramble lähenemise, mis läks ka vägagi. Vaatame siit. Ütleme, et see on sees ikkagi. Aga ikkagi ei ole seda kindlust. Ja tundub, et Martinil oli küll õnne, aga ei saanud väga putipositsiooni. Indrekul ei olnud, praegu ei ole lihtne ja ketas on siis selle koha peal. Dokid on seal, tundub, et OB kirja ei tulnud, nii et pöördi, just. See on siis üks pöördi, aga nüüd see on see pöördi, millest me räägime siis ehk. Nüüd ta võib veel meetri sisse ka võtta, et kui on ära fikseeritud ja kuulan ütelda, et see on täpselt sees, ehk ta on selle OB kujuteldava joone kohal ja natuke sees, siis Gerdil on võimalus seda ära panna ja see oli huvitav selline olukord, et tore aed, ütleme. Või siis toredasti paigaldatud OB-dokid aia nii-öelda alla. Ja samamoodi siis OB-dok õige koha peal oli Raiko Heide nagu story selles mängus, sest et ka temal on pöördiputt ja tuli ära ja vahe 3. Martin siin võtab parri, nii et Raiko on 2 rajaga hüppanud jälle eest ära, et kui neil korraks oli 1 vahet ainult, siis nüüd on jälle asjad üsna selged, 9, 6 ja 3. Ja nüüd on üks meie raja siis lihtsamaid pöördis, ütleme, sest et OB-d ei ole, enne kõike sellepärast. Teine asi on sellepärast, et ta on lühike, 47 meetrit ja tuleb lihtsalt tabada mingisugust, oleneb kumma käega visatakse. Tagakäega siis on üsna loogiline auk, mida tuli tabada, paraku läks liiga palju paremale. Seal on 2 suurt puud, nende külge kinni jääda ei maksaks. Ja teine versioon on eestkäega üles taevasse visata, mis reeglina seal ei ole midagi väga ees, et kui suudad piisavalt kõrgele visata, piisavalt kange kettaga, küll tema siis kukub. Minu silm ei seletanud praegu, et ju siis ei kukkunud. Et vaatame, selgelt on Martin viskamas seda sama joont valge kettaga ja see joon läks väga nagu palju paremalt ja võeti kinni põõsa poolt või puu poolt
ta ei ole õnneks selle põõsa väga niisuguses tagumises ja eemal osas, et tõenäoliselt sealt saab visata korvi alla ja võtta oma 3 ära. Need põõsad tegutsevad natuke nagu OB-dena meil ja väga napilt vasakul oleks natuke keskemal olnud vise, paremal siis oleks kõik hästi olnud. Nii et praegu sellel niinimetatud minu poolt lihtsal rajal, kus on tegelikult 44% võtnud oma 2 ära, tundub, et ei ole pöörit välja arvatud peale Indrek, sest Indrek viskas täiesti korvi alla nüüd. Loodetavasti sellega siis lõpeb Indreku nii-öelda ebaõnne seeria ja hakkavad tulema need visked, milleks ta on võimeline. Ma olen Indrekut näinud korralikku miinust mängimas ka meie rajal, nii et kõik on nagu selle hetke ja situatsiooni ja selle olukorra nii-öelda vili. Juhul ei olnud olukord hea. Nii, siin nad nüüd on ja siin saab isegi välja astuda ja väikest eestkätt teha, kui soovi on, nii et või siis isegi väike tagakäe kaareputt, ütleme, vaatame siin. Tegelikult on vaja korralik õigesse auku see kaar teha, sest kui sa jääd sinna põõsastesse kinni, siis sa tegelikult ei ole õnnelik. Aga see on piisavalt lähedal, et ma ütleks hästi. Nii, väga siuke huvitav joon. Sama koht nagu mõned Martinid on siis kõrvuti. Nüüd Raiko on, kas see on Birdi siis tõesti, kas ta tuli siia välja või olen ma midagi vahepeal valesti aru saanud? Jaa, siia ta tuli. Et ikkagi sai ülevalt eeskäega. Et mis teha, ei tea. Paneme võrgu sinna üles äkki. Aga tegin nalja, ei pane. Ja võtame barrid ära. Nii on. Võtame ka siit. Ja nüüd Indrek siis ütleme, et kaks eestkäe mängijat 3 said pöördi kätte, nii et võime öelda kui eestkäe rada tema kohta. 11 tuleb jälle siuke keerulisem, sest ohtusi on jälle rohkem. Meie alkoholi või õllesein on siin natuke kaitsmas ja hoidmas inimesi paremal pool OB-st eemal, kui sa vastu seina paned. Reeglina viskab su tagasi. Aga see Mando, sellest arvemini visatakse mööda, et see OB nii korvi taga kui ka vasakul on päris nagu siuke, et kui sa ei taba joont, siis sa seal ennast leiad olemas. Ja vaatame. Raiko, kes on siin vahepeal enam-vähem saanud mängu käima, tegi päris viisaka viske ja ütleme, et see puu täpselt on nii kaugel, et sa sealt ei tunne ennast väga hästi putides künka peal olevasse korvi, nii et ta ei ole kindlasti rahul. Ja tundub, et see oli hea. Ma arvan, et Indrekul oli see eeskesi täiesti sellise 10 sees kindlasti. Nii, Gert läheb nüüd siis nagu roosa kettaga, mis on mõnikord täitsa siuke hea töö ja mõte. Selgelt liiga kitsalt, liiga kangelt, aga õnneks läks läbi. Nii, Martin. Ja tundub, et kui nüüd see mults on ka, et mõnikord ta skipib rohkem kui varem, mõnikord mitte nii palju. Seal on ka natuke õnne ja nüüd, kus Raiko on -7 ja siiski mingil putil, siis nüüd on vaja ikkagi meie liidril teha hea vise. Ja nüüd on vaja seal seisma jääda, sest et OB on seal tulemas, aga väga hea koht ja väga okei puti peal. Nii. Aga siin ongi, et kui sa oled natuke kaugel, sa pead hakkama jälle mõtlema, et kas ma tahan üldse midagi teha. Mitte ainult, et sa viskad õhust mööda, ta hõljub sinna kuhugi taha, vaid sa võid ka maha kukkuda rollima. Ja võib samamoodi siis veereda OB-sse või lihtsalt veereda ikkagi kaugele. See oli päris hea nurga all ja ma arvan, et see veerema ei hakanud, et ta kukkus sinna jalamille kuhugi. On siuke 4-5 meetri putt. Raikol on mõned puud seal ees. Aga väga kaunis, kindel lahendus. 1,24%, kes selle pöördi ära võttis. Nii, Martin, samamoodi. Väga hästi. Ju siis ei olnud tuulin ilm, pakun mina nüüd. Ja veel üks pöördi ja kõige parem drive. Või ei olnud siiski. Kõige parem drive oli hoopis Indrekul. Nii et Gert peab võtma enda peale selle, et ei tule siin pöördi freimi, mis 11. rajal on päris müts maha saavutus. Loodame, et Gert siis võtab 3 ära, et tal on nüüd see teised juba on eemaldunud ja võtab. Nii et väga tugev nagu näide, kuidas mängida 11. rada. 12 rada, taga mets OB, paremal on seal üks aed on OB ja siis on hästi palju puid, kes kaitsevad korvi. Mando on ka, Mando väga harva satub mänguks tulema, sest sa tahad ju paremale visata ja Mando tahabki, et sa paremalt läheksid. Tihti visatakse eestkätt, aga nagu näha, tagantkäsi on osade mängijate jaoks ka täiesti
optsioon, nii et Raiko läheb siin väga siuke liiga suure nurgaga, et kas siin hakkab rollima, rolliski metsa ära. See on viga, mida jällegi ei tahaks teha ja ütleme, jah, kindlasti võib ta nagu reaalse vea alla panna. Nonii, päris korralik eestkäe taevasse vise ja see ilmselgelt töötas. Võib-olla oli natuke lühike, aga noh, see ei ole probleem. Sest et 17% võtab pöördi ja noh, sa ei taha olla selle viimase 30% seas, kes ei saa nagu sealt parri või pöörid kätte. Ja see on seal piiri peal. Puu püüdis kinni tõi alla ja tõenäoliselt OB joone lähedal, aga tundub, et sees. Nii, siin on visatakse nüüd vasaku käega. See on küll huvitav lugu. Et Martiniga on ikka nii, et eestkätt ei võtta isegi välja siis, kui nagu muud varianti ei ole, aga viskab vasakut kätte hoopis. Nikolov Castro tuleb meelde, kes samamoodi tegi vahepeal, et eelistas mõlema käega drivimist selle asemel, et eestkätt visata. Nüüd ta on tagasi seal, et ta viskab parema käega ikkagi mõlemaid viskeid. Ja Gert siis eksis selle eksimuse, kust on päris raske korvile saada, et kas viskad väga head oda või noh, päris siuke triki. Ja eestkäega jah, kui sa suudad väga hästi õhku visata ja nagu näha, siin üks puu on väga ebameeldivalt talle ees, et seda haiserit sinna visata. Võimalik, et sealt saab visata ka granaati, aga noh, vaatame, see ülepeavise on tõenäoliselt kõige mõistlikum, kui see nagu enam-vähem välja tuleb. Aga ta ei tulnud, ta kukkus täitsa rolleriks ja läks OBS-e, nii et päris suur nagu kahju tehti sellest. Ja natuke veel minna, aga siiski Martin enamus maast juba läbis ja tõenäoliselt on 3 konkurentsis. Nii. Nüüd ega Raikol siin midagi enam päästa ei ole. 3. vise. Minu teada sealt ei ole mingit joont. Tegelikult vist oli, mul on tunne, täitsa reaalne run on, aga siiski läheb 4 puttima. Nii. Martini vasaku käe vise on jõudnud siia. Saab hüppe putti teha. Jah. Oli üritust. See on hoopis Martin. Nüüd mul läks sassi. Vabandan. See on Martin, just. Ja võt Martin teeb niimoodi. Vasaku käe drive ja pöördi ja -5. Nii et Martin on hoos ja hoiab ikkagi Raikot ausana, kes praegu kindlasti pigem kaotab selle ühe viske ära. Ja väga elegantselt liigutas Indrek selle teise pöördi endale väga lihtsa liigutusega. Nii, parr, mingit probleemi ei ole. Parr on okei. Ja Raiko keskendub, mis on mõistlik tegu ja võtab selle põugi ja läheb siis -7 peale. Ja Gerdil paraku. Jah, tähendab, ma ei ütle paraku sellepärast, mina ei teadnud, mina seda ringi ei ole näinud varem. Paraku sellepärast, et ikkagi tuleb põugi, aga nüüd ta tuleb triple põugi sellest viimasest eksimusest ja noh, see on asju, mis võtab kindlasti moti maha. Aga on paratamatus, mis tehtud, see tehtud. Sul on kõige raskem ja pikem rada, 91 meetrit, OB-d igal pool, Mando ja veel väga selline omapärase kujuga rada. Nõuab väga spetsiifilist viset, kui sa tahad korvi alla kohe visata, nii et see ei ole midagi sellist, mida lihtsalt võtta. 3% on saanud pöördi ja üle 50% võtab siin põugit. Nii et Indrek läks tagakäega selle juures. Midagi, mis ma ei oleks arvanud kindlasti, et juhtub nagu. Aga ju ta on tagakäega siis alla visanud ja tahtis seda proovida, kuna täna niikuinii ei ole mingi ime mängupäev. Nii, ja Martin läheb liiga otse ja liiga otse ei saa. Elu on näidanud, et seal on mets ja OB. Vaatame teine Martin, meie liider. Koht, kus kõige rohkem on võimalik kaotada, ehk ta ei tohi väga nagu eksida või riskida. Paremale poole minna on tõesti okei, sellepärast, et seal, no see tuli tagasi ka veel, see on keset platsi. Nagu siis selles mõttes juba korvi lähedal keset platsi. Ehk siis oli tegelikult hea vise ja nagu näha, Raiko ei tea, mis teha kohe, siuke nägu on peas. Nägi, mis teised tegid. Tuulevärgid, särgid sai ette. Ja noh, vaatame, mis ta sinna keerab, siis paneb väga korraliku annuka, mis võib rollerisse jälle minna, aga ei lähe. Maagiline.
tasus keskenduda. See on selle raja 3% hulka tulev vise, ma arvan, sest et ma ei usu, et sealt nüüd mööda saab panna. Kui ära sõnun, siis ma teen Raiko sulle mingi šokolaadi Disclandis. Nii, ja nüüd siis Gert, kellel oli see eelmine rada ebaõnnestumine paraku, võttis ikkagi hoobe praegu ka, et parem pane see suurem annukas tagakäviskesse ja sa saad igal juhul mingisuguse kindlama lahenduse. Seal paremal olla pole nii hull. Nii, ja nüüd siis Indrek Skipiga hüppab, vabandust, mitte Indrek, vaid Martin Skipiga hüppab kohale. See on selline tavaline taks siin, kui sa siin ääres oled. Aga näed, Gerdil on siukest randme vippi, et ta suudab sealt isegi hüppeputiga tulla täiesti korviga tasa. See on muljet avaldav. Nii. No, jättis endale veel puttimist. See on täpselt selline koht, kus sa ei taha endale jätta puttimist. Tuul võib järve pealt natuke liigutab vastu ka ja üldse ei ole lihtne. Nii, no nii, kas pean šokolaadi tegema? Ei pea, hea poiss. Putis sisse ja näed, vahelduseks õnnelik isegi. No vot. Ja nüüd on väga oluline moment, et kui Martin nüüd ei pane näiteks sisse, aga paneb, on närvid olemas ikkagi. Temal on 3 täiesti okei, eriti selles olukorras. Ta on endiselt 2 ees. Ega mehed tõenäoliselt võib-olla ei jälginud seisu sel hetkel, mõni võib-olla jälgib. Noh, parem ei ole, mis sa siin ikka jälgid, nii palju radu on veel minna. Nüüd võetakse need põugid. Ja Gerdil siis väike põugid ka, nii et no, raske rada nagu lubasime ja üsna täpselt peegeldab seda protsenti, mis teisedki said. 57 meetrit, OB-s ei ole, tõenäoliselt peaks olema üks lihtsamaid radu, aga need kased seal lõpus, kui sa sinnamaani saad, siis palveta, et sa neist läbi saaks ka, sest et muidu ikka reaalselt putti ei ole, kui sa päris sinna algusse jääd. Nii et no, ma saan aru, kui mõned seal võtavad ka põugi ja noh, tõesti mõned, 16%. Täitsa okei protsendid on. Nii, natuke vist läheb liiga paremale, seal on liiga palju kaskesi lõpus. Just, sa tahad nagu keskelt tulla, et see lõpu ajumine oleks keskel seal, kus on suuremad vahed. Nii et vaatame. Nii, Disc Destroyeri, tundub, et see on see putter. Hästi mõnus putter käes. Vaatame, kuidas töötab. Töötas paremale. Ei taha päris niimoodi paremale minna, et sellega nagu, kui sealt läbi läks, siis sa tegelikult võid putil olla, aga no ütleme, et see ei ole see kõige nagu raamatumäng seal, selle aabitsa järgi ei tehta niimoodi. See tundub päris hea. No puhas kuld. See lõpus kipp oli natuke vasakule vist, aga mis ei olnud loogiline, aga ju ta kukkus nagu ääre peale. Aga väga ilusti läbi. Nii, Martin Liin siis nüüd. Ja tundub, et kõik lähevad natuke paremale, aga see läheb läbi ja on putt, seal lõpus ei ole vähemalt puid ees. Ta ei ole küll päris korvi all, aga ütleme, et ja see ongi see, et sa 3 saad ikka kätte, kui sa sinna nende lõpupuudeni välja jõuad. Tähtis on eksida, mitte eksida alguses. Ja ma ütlen, et ma ei teadnud, mis siin juhtub, aga see ise oli siis eksimine, et kuhu iganes ta nüüd välja läks siis. Ja see ei olnud. Ja tundub, et Eesti putter jah, siiski ei tassi nii hästi kui vaja. Täitsa seal järve ääres, ütleme. Aga noh, kindlalt 5-6 peale. Ja Gerdil väga hullelt ei läinudki, et tal läks vähemalt läbi, et see joon oli küll väga halb, aga suurepärane puude läbimisoskus oli seal kettal ja ta on endiselt nagu korvi vahetus läheduses, lihtsalt päris palju oksi on veel vahepeal. Siin tuleb niimoodi vaikselt kuskilt läbi saada ja millest tea, äkki kukub sissegi. Noh, väga lähedal oli. Nii, Raiko siis jäi siia nüüd kinni, tegelikult on olemas täitsa auk, kust visata ja see läheb ka korvile, aga jääb nõrgaks. Nii et 3. Jah, nagu ennustasime, täiesti reaalne vise on olemas, jalgealune pole suurem asi. Vaatame, napilt ei puudu, jah. Võib-olla ka järve pealt tuul surus allapoole, midagi siukest võib ka olla. Ja näed, Indrekul oli nii hea vise, et see läks isegi natuke üle ja ta nii ebameeldivat puu taha, et sealt ei olnudki väga head viset. Nii et ei ole siin pöördi juttu, me ei räägi, et 26% oli kuskil mujal kui selles grupis. Et meil on siin ikkagi pigem parriralli, mis on siis see loogiline, kuna seda on tõesti üle pooltel. Ja kui sa oled seal liidrite hulgas, siis sa muidugi ei tahaks sellega rahulduda.
aga peab ikkagi arvestama, et see lõpu puude läbimise oskus, see on ikkagi natuke loto, sest sa ei saa päris sihtida seda viimaste puude vahele, vaid sa ikkagi viskad keskele, loodad, et ketas teeb nagu oma asja nii, nagu ta peaks tegema. 15 rada, jällegi rohkelt looduslikke takistusi, OB-dega ei ole tegemist, aga siin on, ütleme, puud ja siin on ka üks väike rehvisein ehitatud, mis kõik juhivad ketast sinna vasakule ja päris teravalt vasakule, nii et seal tuleb midagi, mis keeraks kõvasti, ütleme, kui sa viskad seda tagakätt ja vaatame sealt, noh, see maa küljest tuleb skip on hästi oluline seal tagantkäe viske puhul, vabandust. Ja seda nüüd Raiko ei saanud, nii et temal tõenäoliselt puuduvad igasugused võimalused kahte võtta. Ja nüüd vaatame, siin oli kahe vahel, aga läks ikkagi tagantkäe peale Martin Tilk. Sest eeskäega on jah, see annukaliin, mis töötab, on ka täitsa hea ja päris kitsalt läks, mis võib päris okei olla, kui nüüd ei näinud, kas seda skipi sealt tuli, aga see oli päris okei. Nüüd me näeme siis seda eestkäe annukaliini. Ja paraku liiga kitsalt seekord ja puu võttis kinni. Läheb võitluseks parri peale. Vaatame. Ise ma mängin seda tagantkäe asja machetega, et midagi, mis väga kange on ja väga kõvasti skipab. Ja praegu jäi kangust puudu, et liiga kaua läks otse Martini tagakäsin. Laseme Gerdil ka visata, vaatame, kas keegi teeb sellise optimaalse joone. See läheb liiga paremalt, siin ei ole midagi optimaalset paraku. Tekitab veel päris keerulise siukse, no õnneks saab sealt eest käega vast teha väikse siukse midagi sellist. Väga hästi, super. Muretu puti osas vähemalt. Ja noh, mida kaugemale sa oled, seda lihtsam on võib-olla seda joont tabada, et nüüd mida lähemale sellele väiksele salule lähed, seda raskem on seda lühikest eeskätt põksu teha nagu. Ja üritama läks ta siis Indrek siiski tagantkäega, mis mõneti võis olla üllatav tema tehnika valikut arvestades, sest et noh, ta on visanud päris palju eest kätte päris okeilt, aga noh, siin ta nüüd oli. Ja nüüd siis see, mis ma ütlesin, et ei ole Raikol võimalust, aga noh, tegelikult mingisugune joon seal isegi oli. Nii, Indrek korvi all. Ja huvitav, et Martin oli juba valmis puttima, nii et kärsitu natuke. Juba teab, et lõpp on lähedal ja et võit tuleks praegu nagu olemas. No nii, Martin näitab, et see birdie on võimalik. Ei ole midagi, et optimaalseid liine ei ole. Täitsa hästi tuli kohale ja putis ära puude vahelt. Ja sellega siis on jälle selline -5, -8, -10 liin siin meil olemas. Et veel on lootus Martinil, et Raiko kinni püüdab või siis Raiko on lootus, et teine Martin kinni püüdab. Nii, üks meie lemmik Olari poti püüdmise rada 16, 53 meetrit, OB-d puuduvad, tõeline nauding, aga sa oled nagu kõrgemal ja mõne jaoks see siuke kõrguse vahe on selline imelik nagu ja nad võib-olla ei oska nii hästi visata, et vaatame, noh, sealpool on palju puid, aga milline meeldiv natukene siuke põrgatamine ja põrgatas niimoodi, et sa ei ole enam puude taga ja võib-olla on isegi putt, et sa eeskäsi tundub, et on siin reeglina selline parem variant samas augus, aga reaalselt putt ei ole. Nii, näeme seda Eesti toodanguga ketast, nüüd vaatame, kas seekord hoiab siukest head liini. Hoiab. Jah, see on päris hea. Põõsast püüdis nagu hoo kinni ka, muidu oleks liiga hoogsalt tult sisse, aga tõenäoliselt on täitsa reaalsel putil. Nii, Gert võtab jälle eestkäe välja, nii et nüüd on praegu pooleks, 2 eestkätt, 2 tagakätt. Ja keskendumist on, et see peaks tähendama, et tuleb ka vise. Noh, nii ta käibki. Midagi rohkemat ei olegi vaja. Praegu Molarid ei püüa, parem ongi, et ta varem maha kukub ja natukene libistab. See on ideaalne märk, kui sa ei saa sellel võistlusel liiga palju neid pikki putte teha nagu. Ma ei tea, kust see täpselt tuli ja kus see nüüd läks, aga minu arust see ei olnud ka midagi sellist tavapärast. Indrekul oli väga minu arust seal oli tegemist puupõrkega ja siis veel mingisuguste maaväliste asjadega tõenäoliselt. Võib-olla küll. Siin te näete nüüd Raikot puttimas, üritamas ja päris lähedal olemas. Need
punased täpid, paljud on siin küsinud, et mis sellega on, kas kõik puud võetakse ära. Palju õnne, Martin, suurepärane putt jälle, tore vaadata. Et neid puid on kõiki mõõdetud, millel need täpid peal on. Need täpid on see sellepärast. Geodeesia, geodeedid käisid, mõõtsid ära, mis puud kuskil on ja nüüd siis meie liider Birdi putil, suht lihtsalt Birdi putil eksis. Nüüd selle maavälise lahendusega jõudis Indrek sinna ja pani sealt väga kihvti siukse küürakil olles puti sisse, nii et võttis Birdi, suurepärane, talle natuke nii-öelda haavadele leevendust. Ja nüüd siis vihane parri putt sinna sisse ära peale seda üsna sellist kaotatud Birdit. Aga noh, parrid võtsid mõlemad meie puuli liidrid, nii et midagi seal osas ei muutunud. 17 rada meenutab mõneti 14, 65 meetrit ja mida lõpu poole lähed, seda rohkem erinevaid puid on, kes tahavad su ketast teelt kõrvale lükata. Kui alguses selle joonega pihta saad, siis ikkagi lootus peaks olema, et sa sinna alla jõuad. Vaatame, mis need protsendid näitavad, et päris huvitav. Ja, 23% on ära võtnud, 10% on saanud, kui ma mäletan, 14. oli see 16%, kes oli põugisi saanud, nii et põhimõtteliselt see on natuke lihtsam ikkagi, et suuri numbreid ei tule nii palju. Nagu me nägime Martini viskest, kui sa hoiad sirgena, siis sa ikkagi lõpu eel, isegi kui sa kuhugi põrkad, sa oled ikka veel puttimise asukohas. Nii, huvitaval kombel Gert paneb eestkäega, mis on siin ka täiesti reaalne. A-võistlusel ma nägin, kuidas eestkäega siit topsi mandi. Kui ma eksi ära, Pakkonen oli see. Jah, ma unustasin öelda, et 14. pani samal võistlusel, meie A-võistlusel topsi Virge Andre, nii et need 14 ja 17 või mõlemaid neid au näha ja eestkätt just sealt samast august visatigi. Aga jah, minust tagakäe joon on tegelikult väga-väga mõnus. Keerad seal midagi natuke annukasse, mis tagasi hakkab tulema. Ai, kui valus põrge see oli, jah. See ei olnud hea. Siis mõtlesin, et see on pigem nagu oli 4 meetri putt tulemas ja nüüd ma arvan, tuleb 9 meetri putt. Midagi sellist. No sellisel hetkel sa ei taha selliseid asju, et need võiks tulla mingid treeningringil või nii, väga ilus. Ja nägid täpselt sama juur, aga meistri osavusega hüppas sellest juurest kergelt üle ja ei saanud seda põrget. Nii et asjad loevad, väiksed asjad loevad, nüansid, detailid. Ja nüüd siis, natuke madal. Siin on, tundub, et sellisest Birdi frame'ist räägiti isegi võimalusest sellele. Ja vaatame, mis siis Raikol jääb. See putt on selline kõrge. See putt on natuke kõrge. Ja see põrge seda tähendas, et kõrgeks ta jäi. Nii, tundub, et naiste liidrid läksid sealt tagant, aga nüüd no okei, siin vist putiga ole tegu, kui Gert sellist eestkäe liigutust teeb. No jah, ta on seal ju 8. ja 17. raja vahel oleva siukse vana kraavi, mis on praegu rohkem nagu sopane taga. Tundub, et läksid need trummi, need igasugused asjad ja lähevad need pulgad ka, et läks sellist nagu kas saan sisse või viskan kuhugi metsa viset tegema ja juhtus teine asi, viskad metsa. Võtta näpust, aga midagi ei ole teha. Ja kui sa oled seal +2 peal ja lõpp on lähedal, siis ega jah, võib-olla tulevad sellised tunded, et üks arudlane Martini siukse möödaputt vahepeale. Aga kui on PDK mäng, siis tegelikult sa ei taha lõpuni hakata riskima sellist asja tegema. Et ega see head muljet ei jäta nagu. Nii, kas kukub? No ilusti kukkus, hästi oli mõeldud. Aga siis see kahjuks ei läinud. Need kukutamise putid on alati sellised, tunduvad head, aga väga harva kukuvad sisse ikkagi nii kaugelt. Nii, vähemalt on nüüd Gerdil selline tavaputtimisliigutus ja stance ja sellega siis tuleb see põugi, sai sinna 10% hulka. Aga vaevalt ta seal olla tahaks. Aga meie liider vahepeal siis võttis Birdi, nii et Martin kasvatas oma edu. Radu on jäänud lõpuni ju jäänud 4 tükki, nii et lootus on. Ja vaatame siin 18. on see OB jooned on jälle tagasi üle pika aja. Nad on täiesti vasakul paremal ja korvi taga ka. Nii et siin on võimalik jälle hävida nii-öelda rohkem. Väga eestkäe sõbralik rada tagakäega, päris keeruline paremakäelisel. Nii et tuleb lahendada sellise eestkäe viskega, et ta ei läheks liiga sirgeks
et ta ei hüppaks liiga kaugele korvist. Noh, siis on muidugi OB3 üsna tõenäoline. Vaatame, mida meie liider teeb. Ja praegu ei saa aru, mis ta täpselt tegi, näost ei oska ka lugeda, aga minu arust kukkus hästi. Seal ei ole väga palju selliseid. Ta võib-olla seal puudesse kinni jäänud, aga võib-olla igal juhul putile. Ja jälle vasakesi väljas. Vasakesi väljas, aga natuke liiga hellalt. Ma kujutan ette, et kui ma ise vasakuga viskaks, siis see võiks ka aegalt niimoodi juhtuda, et kui sa ikka täiega ei pane, siis on väga raske kontrollida seda poolikut viset selle käega, mis su põhikäsi ei ole. Nii, eestkäsi peaks olema see, mida Indrek teab ja oskab. No on, ma olen päris kindlalt on. Nii et 32%, peaaegu kolmandik võttis siin birdie ära. Ja Raikol jälle kange poiss käes. Vaatame siis, tal on praegu -8, 3 taga. Viskab ka Aiserisse, kas liiga vara või? Ei, puudusse kinni ja jäi sinna otsa peale, pikk putt. Võimalik on, aga midagi sellist, kindlasti jälle mitte see, mida mängija tahaks. Sest et tegelikult on 52-meetrine väike parem pööre. Ja siin siis see puu seal keskel võtab need sirgemad poisid ära. Nii, nüüd me näeme siis vasaku käe, siis näeme annukat või rollerit, mõlemad, näeme annukat. Ja Martin sai 4 peale, 4 peale on päris hea olla, arvestades kus ta tuli, et see nurk on nii ebameeldiv, et midagi oled teha. Ja Gerdil vist läks liiga suureks püüdmiseks ja nüüd on oht, et on lausa OB-s. Jällegi tema ei osale suures mängus, aga sa ei taha ikkagi neid punkte ära anda, neid PD-ga omasi. Nii, see on nüüd oluline putt. Ja tuli ära, päris ilusti. Ja drive ei pruukinud välja tulla, aga 52-meetrisel rajal hullu pole. Ja siis teine väga oluline putt. Veel lähemalt tundub väga komfortsoon, aga kuna mäng on sellises põnevusfaasis, siis ma imestaks millegi üle, aga Martin suudab ennast ilusti närvid hoida ohjes ja võtta ära. Nii et hoidis oma edu Raiko ees 3 punkti peal. Ja siin me saame siis näha, et tundub, et on sees. Minu silm seletab niimoodi. Nii et õnnelik run oli see üritamine ja võib parriga siiski ära minna. Ja Indrekul ja parr ka. Nii et 2 parri, 1 bogey ja 2 birdit. Läheme meie 19. ehk at-rajale 30 meetrit, 98 feet'i, ainuke alla 100 feet'i rada siis meie juures. Ja siin siis mängib rolli see nii-öelda väravate läbimine ja saarele saamine, et see teeb selle lühikese raja siis natuke raskemaks. Elu on näidanud, et kui tuul on vastu, siis on igast asju juhtunud. Nii, nüüd me näeme esimest korda siis ka tabelit, mis on praegu päris võistluse nagu top, selle MA1 top 4 siis, et Raiko oma -9 on 3. ja Martin juhib, aga ainult 1 punktiga Steven Maasi ees, kes on siis teise grupi mees, kes alustas teiselt, lõpetab teisel. Ja Risto Pakkunen on siis 4. kohal praegu, ta on esimese grupi mängija. Ja väga ilusa väikse jump putiga lahendab selle olukorra siis Raiko. Ja ma usun, et kui ei ole mingit otsest põhjust lisata midagi muud kui tagant kätt. Ahaa, no näed. Antud juhul Indrekul ei tulnud see välja, aga puhtalt siin midagi rasket ei ole, see oli lihtsalt natuke liiga hellalt lisatud. Et vaatame, need on kõik enamus sellist hüppeputid ja sama hellalt, nagu et saarele said, aga läbi värava ei läinud. Päris selline, ütleme, mentaalne viga, ma arvan, et siin ei ole tehnikaga midagi pistmist, et see lihtsalt ei piisavalt palju panemata seda väikest sihukest liigutust. Assa väga lähedalt lati alt, aga isegi liiga kõrgele läks. Väga napikas, oleks päästnud 3 ära. Ja sama lugu, et 2 päris head putti. Drop-zone'ist ei ole üldse lihtne. Ohoo, seda asja ma polegi näinud, et need dokid ikkagi mängivad. Aga nii oli. Nii et siin on praegu andis Martin Tilk tõenäoliselt enamus mängijatele, 73% võttis siin birdie. Enamus mängijatele andis praegu punkti ära. Ja. Et arvestame, et kui 73% kogu meie Starsi mängijatest võttis siin birdie, siis
siis see puul ei teinud väga hästi seda asja, sest et on siin 2 põugit ja 2 pöörit ja 1 parr, nii et täpselt kokku parri peale mängiti. Nii, meil on 2 rada ja neist esimene on siis veel selline päris põnev, kus on täitsa palju võimalik eksida ja kaotada. Alustad sinna OB-st või tähendab mandost mööda viskamisega näiteks ja siis viskad ühele poole OB-sse ja taha OB-sse, igast asju võid veel teha. Nii et võistluse seisukohast, kus seis on selline, et -12, Martin Tilk, Steven Maasi jagavad esikohta, on asi veel päris põnev. Raiko alustab, tal on väga väiksed võimalused siin jäänud, aga kunagi ei tea, aga see vise kahjuks liiga madalaks, nii et tõenäoliselt Raiko mängib parri üritusega muidugi pöörid saada, aga nii, Gert, teine, kes võttis pöördi eelmisel ajal, paneb siukse ilusa mõnusa tagantkäe sinna teele, siis lõpus läheb vasakule ja tundub, et liiga palju isegi vasakule, jah, OB märk on meil olemas siin graafikas ja midagi ei ole teha. Vise oli hea, aga natuke liiga palju vurtsu. Nii, ja nüüd liidril on väga oluline vise ja väga napilt vasakult puudest mööda, aga siis läks otseks ja väga super ilusti korvi lähedale. Mees on õnnelik, sest et see ei olnud päris see, mis ta tahtis nagu näha. Päris selline nippa-nappa, ütleme. Ja see on see rada, kus seda võib juhtuda. Nii, võt niimoodi tehakse seda Olari asja või vastu korvi jalga viskamise asja. Indrek Rauba, palun väga. Nii see käib, just. Hukid on kohased. Ja vaatame, kas Martini Heiserflip tagakäsi näitab siin, kuidas teistmoodi seda saab teha. Natuke kõrgel on, aga flippas küll sirgeks ja nüüd juba läheb selle vurtsuga sinna taha samasse kohta, kus üks mees juba oli, aga tundub, et see ei läinud välja, sest et ekraanigraafika ei viita sellele. Ja tuli ka natuke rahulikum hooga sealt ülevalt allada. Nii, kasutame ära ka markeri, õige. On vaja saada siit praegu, tundub, et tahaks ju ikkagi veel üritada midagi, aga noh, arvestame, et meie liider on korvile väga lähedal, nii et ja viimane rada on suhteliselt lihtne. Et siin ei ole mõtet lollusi teha, ütleme, et võib üritada, aga mitte taha OB-sse visata. Ja see oli täpselt midagi sellist, aus üritus. Martin on veel pöördil, seal okste alt natuke tuleb visata niimoodi, ühesõnaga saan aru, miks ta eksis alla, et seal mõned oksad sundisid võib-olla madalana hoidma. Gert päästab parri, päästab. Ilus drive, napilt OB-s, aga vähemalt ilus putt järgi. Nii, Raikol on veel vaja visata ja päästa oma 3. Vaatame, kuidas see, keskendumine on kohane. Ikkagi peedega võistlus ja 5 meetrit ei ole ka mingisugune iseenest mõistetav. No nii, see pöördi kindlasti teeb head meelt ja võib sillutada teed võidule, sest et ei tea, mida Steven Maasi tegi. Stevenil on 2 viimast rada just see ja siis viimane rada ja see jätt, sealt peaks võtma. Vaatame, mis seis on enne viimast rada. Meil siin on OB kaugel paremal, nii et ohtu väga ei ole. Meil on siin vasakult poolt võimalik minna, paremalt poolt võimalik minna, et rada on iseenesest väga pöörditav ja väga Olari sõbralik, üks koos selle varem mainitud 16, kus neid visatakse. Ja 13, just nii, aga ütleme, et Stevenil on palju raskem esimene rada visata ja siin väga osavalt puu abiga viskas Martin ennast päris korvi alla. Eks see viskes oli kõvasti rohkem vurtsu, aga õnneks puud püüdsid kinni ja ma arvan, et on väga heal positsioonil. Nii, vaatame, mida võlub välja siit. Ja viskab ikkagi eest käega hoopis tagakäe meeste rajalt ja nagu täiesti üle korvi ja kuhugi. Nii võib teha küll, täitsa, kui sa saad niimoodi hästi pihta. No nii, Raiko näitab siis seda teist poolt, ehk siis vasakult poolt viskamist, mis minu arust, see sai puhtaks tehtud vist aasta tagasi umbes. On hea lisa selle rajale nagu. Jah, seal ta nüüd on päris paljude puude vahel tõenäoliselt, aga mitte väga kaugel korvist, et kui sa leiad selle õige prao, kust see ketas välja visata, siis pöördi peaks tulema ära küll, mida tal kindlasti vaja on, et oma esikunnik kohta hoida. Nii, Gerdil natukene hakkas juba ketas vasakule minema liiga vara, pikal putil ja nüüd Martin, kelle tõenäoliselt on võimalused top 4 tulemiseks siiski kadunud.
teeb lihtsalt temale head PD-ga reitingut. No, ala raud, palun väga. Niimoodi seda saab ka teha. See on birdie, oleks olnud muidugi Olari, mida viskas sel võistlusel küll keegi, kui ma õigesti mäletan, 16. äkki. Eksin praegu peast mööda panna. Igal juhul täpselt kolmandik inimesi on siit birdie võtnud 33%. Meil on siin päris kõvad kandidaadid Martini, Raiko kui ka äkki Indreku näol. Vaatame, kui kaugel Indrek taha läks. No ikka läks päris kaugel ikkagi. Sealt on päris raske see korviks visata. Head liinide tabamised alati ei tähenda midagi, kui sa ei suuda seda nii-öelda distantsit kontrollida. Et sa pead hoidma ka nagu tugevuse õige. Või tuleb liiga kaugele. Või jääb liiga lähedal. No nii, siin see nüüd on. Opa, ja birdie käes. Ja see võib olla võidu birdie või on ümber mängimine Steveniga. Vaatame, kohe me saame teada, mis on lõplik seis. Ja Martin -14, Steven -13. Raiko võtabki kolmanda koha -11, nii et seda birdietel oli vaja. Risto -10 4. Et see on siis esinelik MA1 ja ütleme, et -9 Martinil esimesel ringil on siis parim tulemus MA1 ringi tegemisel. Steven siis tegi -8 teisel. Ja selline esi 10 meil siis on. Vaatame, mida räägib siis võitja ise. Nii, tere Martin! Tervist! Võitsid just praegu Discland Starsi MA1 sarja tulemusega -14, mis oli päeva parim. Kuidas sulle tundus? Kas läks kõik nii, nagu plaanisid? Issand, ma arvan, ma ei osanud isegi arvata, et ma võiksin täna nii hästi mängida. Aga üllatus. Kas see oli su esimene PD-ga võistlus? Teine. Suht kõrge PD-ga number, 160 000 midagi. Teine, jah. Ja sa oled Munk discgolfist ehk siis Raplast. Rapla kandist. Just. Aga jah, mitu ringi sul oli ennem all siin Disclandis? Palju sa oled mänginud? 2 ringi. 2 ringi pealt tegid ära. Jah. Väga tubli. Kumb ring parem oli tunde poolest, esimene või teine? Kindlasti esimene. Peale esimest ringi tuli ka siuke väike väringurra sisse. Aga noh, ei ole hullu. Nii. Sa saad oma nime sinna seinale tähtede hulka ja ma loodan, et sa tuled järgmine tagasi veel, sest et sellist asja eelmine aasta vist tegi ainult üks mees, kes 2 sarja suuts ära püüta. Nii et ootame sind juunis tagasi. Tulen.